No tere taas, sõbrad. Järgnev jalgpalliõhtu meil siin sõpradega. Soe saun on tehtud, õhtusöök on sees ja nüüd on aeg teha ülevaade eelmise nädala tulemustele. Tere ka minu poolt. Tervist, nagu näete, on mul uus soeng see nädal. Särk on vist sama. Nii särk on ka teine, Manchester City. Tere. Uus külaline. Äkki tutvustad? Lauri minu nimi. Very handsome boy. Visna tiimi omanik. Visna tiim, aga rääkides Visna tiimist, siis võib-olla Visna tiimist peakski alustama jah, et eelmine nädal Visnat ei olnud ja... Läksime sujuvalt üle. Jah, et... Vaata seda overall ranki. Oi jumal, kohe saab puid siin. Oi jumal. Palju üldse mängid see aasta? Ma arvan 9 miljonit. No ongi see viimane. Aga näed, seal näitab ka. Mis see on siis? Loeme välja. Kes suudab nii suured numbrid välja lugeda? 8 miljonit 764 1453. Mina nii suuri numbreid ei tunne. Total Players jah, 9,8 milli. Jumal küll, kuidas ta nii lõpus on? Sa teed hävi meie liigale. Sest et mõtle, mõned mängijad ju hakkavad pihta ka teisest gameweekist. Nii et see on tõesti. Kas lõpetame siin oma podcasti ära? Tundub, et siin spetsialist ei ole. Mis see liiga oli, kus see Hein väravas oli, et sinna üle vii? Esimese gameweeki vaatasime tal eelmine nädal üle. Sellega ei piirdu, et pigem kiirelt teine gameweek. Vaatame, et 0 transferit tehtud. Aga kuna sa eelmine nädal ei olnud, siis võib-olla räägid ka natuke lühidalt oma tiimist. Ma siin on, proovisin ilma Haalandita, analüüsisin siin, aga ei läinud kõige paremini nagu näha. Tegelikult, räägi lõppuni. Et jah, siin ei olnud õnne, ütleme siis lühidalt. Mis oli mõttes, kui tuli tiimi Foden? Ma mõtlesin, ta mängib ikka, aga nad ei... Ega ta Saka ei ole, keda surmani mängitakse. Aga Saka ja Foden mõlemad. No siin küsimärk on palju. Meestel läksid hooajad pikaks. Aga no. Me oleme ainsad, kellel on Mikolenko. Miks sa Seda soovitati nagu igal pool sükestest analüüsides. Igal pool oli see. Hetk tagasi sa mainisid, et sa analüüsisid, aga nüüd tuleb välja, et sa hoopis ei analüüsinudki ise. Kas sa oledki see mees, kes ChatGPT tellis endale või? Ei, mitte seda, aga lihtsalt analüüsides vaatasin seal teisi neid asju ka ja siis tegelikult, oota, mis see esimene gameweek sul jäi 67? Okei, no me olime ainsad, kes trendiga põrusid, me läksime Kwanza peale. Jah, ta oli odav vaata ja siis ma mõtlesin, et ta ikka mängib terve mängu. Jah, aga Kwanza vaatan, sul on endiselt sees Solanke, ma ei tea, kas sa oled transferi teinud juba või? Tegin emotsiooni pealt, Kwanza läks välja. Okei, aga nüüd sa jäi hiljaks tänaga, sest ta on 4,4. Ese läks ka välja. Siis üks parandus, tal on Game Week rank oli see 8,7 miljonit. Aga overall on ta siiski 6. Nii et 6,2. 2,5 miljon edasi, jah. Aga miks sa Ese välja võtsid nüüd? Ma vaatasin, et ta nagu emotsiooni pealt siin. Okei, sest tegelikult esimene gameweek Ese ju jäi punktidest ilma oma värava tõttu. Päris südagi, mis ta lõi siis teine gameweek, ta lõi latti. Et tegelikult on seal nagu oht olemas punktide. Crystal Palace on küll üleüldiselt kehv ja saab teha väga palju oodata. Aga kui nad midagi teevad, siis see on läbi selle mehe. Et see nagu tekitab küll küsimusi, et terve hooaeg, juulikuu, kuu aega mees mõtleb, analüüsib, tegutseb. Ja siis teisel gameweekil pah. Ja, et mina isiklikult veel Ese, mul on ka Ese. Ma arvan, ilmselt 2 gameweeki veel annan talle võimalust. Aga muidu selles mõttes pigem on isegi suht tasakaalus nagu sats. Keskvälja on tegelikult okei. Andreas penaltilööja. Aga ma arvan, et kuskilt ei ole vaata kuskile liini vist nagu panustatud finantsiliselt. Solankaga ei ole õnne olnud. Jah, Solanka ju kuradi 4 hooaja jooksul on 4. mäng
oli ta nüüd vigastatud. Eks see on Tottenhami fenomen. jah, nagu 4. mäng, mille pärast ta on puudunud nagu vigastuse tõttu. Oli see 4 aasta jooksul. Samas seal oli see, et ma tõin Pedro sisse tema asemel, et sealt nagu kaduma väga palju ei läinud. Selles mõttes küll, jah. Sul on teadlik valik, et sa oled väga palju mängijaid võtnud siukseid riskantseid. Sest Saka on nüüd küll mänginud, aga ikkagi tema mänguminutid olid hooaja alguses ohu all. Sest et pikk hooaeg selja taga ja ka teised mängijad on siin siuksed, kes ei ole nagu 100%-lised, et nad peaksid põhimehed olema. Miks see riski võtsin, ei ole siin õigustanud, aga läheb paremaks. Viimaseks ma küll ei jää. Ma võtsin ka Saka. Kuulsite jah? Mees ütles viimaseks, tema ei jää. Mis sa vahel oled nõus parema? Kas ajame kiilaks? Ulmu ära? Karistajad on. Ei, mina olen vabatahtlikult kiilakas. Väga hea, mugav. Õhk käib läbi. Hügieeniline. No muinas 5 milli tegelikult oli ju sealt 4,5 kohta. No ma võtsin Pälessi selle. Mõtlesin, et toodab, aga esimene game week oli pingi peal, tegelikult tootis söödu sai. Tähendab, ma näen, et on Pälessi mees jah, aga mõtlengi, miks sa võtsid Pälessist 5 millise, kui sealt oli 4,5 kohta. Kas see sümpatiseeris mees? See oli siuke valik lihtsalt. Mõtlesin, ta lööb midagi. Kas muinas mängid äärekaitses? Kus ta sul löömaks siis hakkab? Aga söödu andis ju. Okei. Ja topelt City kaitse, kust see on otsus? See oli siuke risk ikka jah. Kas see oli esimeses game week'is sulle? Jaa, Essas oli ka. Siis tootis. Henderson, vice captain. Väga huvitav. Ma muudan ilmselt selle City kaitseline ära. Aga järgmine game week. Huvitav, et kõigil see Henderson värav ei saa kämbida siin. Miks sa järgmine game week plaanid? Neil tuleb ju 3.-4. game week on jumala head mängud. No West Ham ikka läheb ära neile, ma arvan. No sul on ju transferid tehtud. No selles mõttes ma 4. See on nagu Johannes siin eelmine nädal hakkas Haaland sisse tooma. No nii, mis transfer mõtled sul on? Rodrigo välja või? Mul on Rodrigo välja ja ma kardan, et ma pean Haalandi tooma natukeseks kandidaat. Ma arvan, et Rodrigo on ikkagi season hold. Kuidas sa tood? Oota, aga Haaland, kas sa tood chipiga või mis sa tood? Ei, ma ei tuu chipiga, ma arvan, et... Võtad miinust? Ei, ma miinuska ei võta. No siis sa ei saa tuua. Kuidas ma võtta? Kuidagi saab, peab tooma. Miinusega? No ei, vaatame, kuidas saab. No siis on... Matemaatika klassis käisid ikka või? Chip või miinus? Siis tuleb analüüsida kiirelt, et siin muud teha ei ole, et jah. Kas mul on ainult üks transfer või? Jah. Ta iga game sa mõtlesid sul 5 või? Ma mõtlesin, mul on siuke 4 vähemalt. Ei, iga game. Ühe transferi. Meil on järgmine spetsialist. Okei. Kõik hästi. Jah, selles mõttes üldkokkuvõttes. Tubli 6,2 miljonit ja mis seal ikka. Järgmine on 10 punktiga maas, jah. Okei, Ludvikult vaatame see game week ka, ühtegi transferi ei teinud. Ja tal kusjuures Ludvigul on suht sama seis ju. Punktide osas game week rank on suht sama, mis Lauril oli. Aga punktid oli sama vist. Sul oli ka 47. Mul oli 6. 6. Aga overall rank vaata, näed, poole võrra rohkem. Miks siuke otsus, et transfer ei teinud? See oli lihtsalt seetõttu, et ma jäin hilja peale, kui aus olla. Ehk siis ma tahtsin teha. Mis sa oleksid tahtnud teha? Kas või näiteks Areola Onana vastu sisse vahetada, mida ma ei teinud. Nii. Näiteks see. Kas sa enne mängu oleksid arvan, et West Ham võõrsil Crystal Palace'i vastu on edukam kui Manu Brightoni vastu võõrsil? Jah. Okay. Jah. Aga kas sul on nüüd, sul on 2 free transferi nüüd või? Peaks olema. Ei ole kursis. Jah, kui tal transfer ei teinud järgi. Mis plaanid sul on, kui 2 kui ei ole veel teinud? Jah. Nagu Ludvigut teame, siis see mees saab alati viimasel sekundil. Jah, et
Game Week 3 transferite osas ma ei ole ka tegelikult mitte midagi ette mõelnud veel. kas tood Rashfordi omale? Liverpooli vastu Traffordil. Rashfordi kodu ja. Kõlab nagu mänguna, kus võiks teha, kuskilt peab ju tuhast hakkama tõusma. jah, et Game Week 3 osas peab mingisugust, ma ei tea, nagu selged muudatused tegema ikkagi. mis see selge muudatus oleks? Ei tea. ehk siis kuna Arsenal näiteks läheb järgmises voorus läheb Brightoniga, siis ma peaksin mõtlema tõenäoliselt Welbecki ja Gabrieli ning Saliba osas. ehk siis kui ma olen Saliba ja Gabrieliga saanud nagu 2 vooru järjest, olen saanud clean sheet'i ja siis veel lisaks nii-öelda punktid. siis kui näiteks Welbeck lööb Arsenali vastu, siis seda ma järgmine voor tõenäoliselt ei saa. Ja siis Manu ja Liverpooli, Manu läheb, kuna mul on Manu mehi ja Liverpooli mehi, siis seal võib kindlasti midagi mõtlema. aga sul on 2 transferit ainult, kas sa kavatsid siis chip'i kasutada? noh, chip on nii-öelda siis mingi selline asi, et sa saad endal terve tiimi ümber teha, kas 1 game week'iks või üks siuke Free hit on siis see, et sa teed 1 mängunädalaks ainult ja siis naaseb see tiim, mis sul praegu on. Wildcard on siis see, mis muudab no ilmselt number 1 oleks ikkagi see mees välja viidi. ehk siis vigastatud mees on. eks ühesõnaga otsest plaani ei ole. praegu mingit väga konkreetset plaani ei ole. no selge. hästi. nii, vaatame Johannese tiimi üle, tegi 1 transferi. ta viis Rodrigo välja ja võttis Bernardo Silva asemele, mis talle edu ei toonud. ütleme nii, et Bernardo Silva küll esimene game week tõi punktid, eks ole. ma ei mäleta, kas ta lõi värava või andis nüüd söödu lihtsalt. aga ta ei ole kunagi olnud fantasy mees. ta on hea tubli, kes teeb alati 90 minutit, aga sealt nagu väga midagi suurt oodata ei ole. aga Bernardo Silva hind on tõusnud. uskumatu. see on ilmselt vist nii palju osteti teda äkki, eks ole pärast. seda on 6,4% meeskondades. mis ei ole suur, aga ütleme, et see, et ta hinnast tõuseks, ei peagi teda palju tooma. aga Johannesel muidugi oli siuke vedamine, et Foden oli tal kapten ja vice-kapten Trent. et sealt see punktid, et no see on jälle see Johannese jupp. pingilt tuli Van de Ven ka. jah, pingilt tuli Van de Ven ka veel 9 punktiga. kurat, mees oleks praegu ise viimane. oi jumal küll. tal oleks jah piinlikuks ikka see. hooaega mees jopp. sa olla 40 siin on. aga Garnacholt võeti ka ära. eks ta on siiski seal allpool tabeli otsas, nii et. on praegu all jah. okei. sellega ei pea piirduma. Johannest ennast siin ei ole juurde rääkima. Marko Tamme 55 punkti. Game Power no ei ole ka kiita, aga. no minul oli läbipõlemine. no sul oli vist kindel plaan tuua City mõlemad kaitsed double clean sheet. jah, ma ei tea, kas te vaatasite mängu, paari minutiga võeti need ära. siis lõi Lewis poiss lõi veel latti. jah. aga kelle vastu ta tõi Konsa vastu, kellel oli samamoodi 2 punkti, nii et. et suurt vahet ei olnud. no tegelikult see vahe on transferist ja nii. jah, pikas perspektiivis. ja Aston Villal nüüd on ju tegelikult head mängud tulemas. ja Konsa on kindel põhimees. ja kas Walker sai mängu või? nüüd oli pingis ei mänginud. aga noh, nüüd oli vaata pingil juba. et ilmselt jah. seda enam vaata. see transfer oli pikas perspektiivis, ütleme alt siit trükke noh. ega see meie Marko. pikas perspektiivis ei saa, aga ta ongi sütikuga mees. ja Faes noh muidugi. Faes ka tõusis hinnas. jaa, tõusis jah. ta oli alguses Parko asendus mul, aga, või noh, alguses oli tema mul Parko asemel, aga ma miskipärast ei uskunud Lesterisse, et nad tulevad sealt alt ja ma tahtsin Brightoni meest. mul oli sama, et alguses mul oli ja mina imestan seda 4,1, sest tegelikult Faesi on jutud, et ta läheb ära. et sellepärast ma. kas Premi klubidesse või kuskile välismaale? välja. okei. et sellepärast on veits siuke ohtlik. sul on ka.
Solankega on plaane. mis plaanid on Solankega? Solanke on lännu. ootad ära või? Käisin ära juba. Kelle on siis? viidud juba. Okay. Mulle meeldib see meesi kaalu ei mõtle, ta on juba tehtud. Done and done. Emotsiooni pealt, nagu mina. Ega ma ütlen teile ausalt, ega tegelikult kui me võtame tõsiselt seda fantasy't, siis on ka minul debüüthooaeg, sest ma ei ole nagu varem nii-öelda meil poisid mängivad auhinna peale. Ma ei ole varem kaasa teinud, ehk siis niivõrd kuivõrd on mul ka debüüthooaeg, üritan siin tõsisemalt tavaliselt on jah oktoobriks pool meeskonda punane olnud. Ma mängin ka, siin esimest korda niivõrd kuivõrd. Erki Noor. Ui, siin on juba suured punktid. Mina tõusin tuhast nagu lubasin. Eelmine gameweek, et Haalandi selge plaan mul teisel gameweekil oli ja sealt ta tuli ka. Ma arvan Fulhamiga jopas mul, Robinson sai assisti. Et muidu läks sealt jäänud punkte vähemaks. Transferi ma tegin ka, ma viisin Kwanza viisin kohe esimese gameweeki lõpus välja, sest ma jälgisin neid hindade tõusu langemist ja ma sain täpselt õigel ajal tast lahti, ehk ma müüsin ta 4,5 maha. Võrreldes Lauriga. Lauri sai 4,4. Ja tänases hetkefaasis esimestel gameweekidel seda tegelikult 500,000 erinevust. Ja praegu vaadates gameweek rank on päris viisakaid ja overall rank on ka okei. Aga jah, mul on suuremad dilemmad nüüd pikemas perspektiivis, sest et ma tegin ka transferi ära ja ma tegin ka sellepärast, et ma vaatasin hindade tõusu langusi. Vaatasin Solanke, kui kaua vigastatud optimaalselt on ja kuna seal ennustati, et Solanke hind langeb ja nagu sa ütlesid, see määrab 500,000, siis ma viisin ta välja. Ta tegelikult vist juba on langenud. Ei ole ja sellega ma põrusingi, sest et nüüd öeldakse, et Ese hind ka langeb, kuigi ma ei tea, ma ei saa hästi aru miks, sest et tegelikult ta ei ole nagu kehvasti mänginud ja seal on tegelikult suht ja tõenäoliselt sealt tuleb punkte. Aga kui need kaks mõlemad nüüd hakkavad hinnas langema, Mikolenko ka juba langes mul 4,4 peale, kellest ma tegelikult tahaksin lahti saada. Aga õnneks mingid gameweekid nüüd järjest tulevad. Ütleme nii, et võib-olla tasub seda meest hoida. Jah, pigem hoida, sest et alates 5. on päris Bournemouth kodus nüüd gameweek 3 ei ole ka kehv. Jah, Aston Villa või see on nagu siuke raske. Et veits on nagu dilemma, aga võtan päev korraga ja emotsiooni pealt hakkas see nupuke seda vaikaldi midagi minema. Aga see nüüd on, et ühe transferi tegin. Üks õhtu tuli jah Messengerilt paanika. Mul on abi vaja. Aga Solankega ma arvan, et see, et ma ta välja viisin, see võib veits mind hammustada, sest et kui ma oleks teadnud, et ta hind ei muutu, siis ma hoiaksin teda veel. Sest et aga selle transferiga mul on veits pikemalt plaanid ka, miks ma välja viisin. Vot. Veikot ei ole, Veikol vaatame tegi ühe transferi. Vestergaardi tõi sisse, Barko viis välja. Vot sellest vaadates ta pinki, siis mina ei oleks teinud seda. Transferi raiskamine lihtsalt. Jah, sest et kuna Barko läks välja see viiasse lainule, siis see tähendab, et Barko hind ei muutu. Just. Ja sellepärast ka mina hetkel ei ole teda muutnud, aga kas Vestergaard üldse on mängumees? Jah, on. Ta mängib 90. Okay. Aga mõtlengi, et kui tal on kaks siukest nagu pingi pealt juba võtta, et siis miks kolmandas vaata juurde paneb. Pigem ma ütleks ka jah, et ta raiskas seal transferi ära. Enam ei ole see Covidi aasta, kus ei tea kunagi, kes mängib, et oli vaja pikka ja sügavat pinki. Aga hetkel ei ole hooaeg veel nii kaugel, et pingi mehi on vaja. Kevadel juba, seal peab vaatama. Muidu viisakas. Väga hästi. No eks Bruno Fernandes, kas ta on meil ainukene, kes on selle mehega? Ludvig on ka, aga ta vist on ainuke, kellel ei ole Liverpooli midfieldi. See võib olla küll nii, jah. Et huvitav valik.
kas Veiko ongi muidu Arsenali fänn või see rääginud? Ta on Arsenali fänn. Okei. Kader sul. Nii, Kirs ei teinud ühtegi transferi, nagu ta mainis. Igati õnnestunud game'i, ma ütleks. Vaatad, et Haalandit teles on väga hästi sees. Kes tal seal pingil siis vigastatud on? Solanke. No nagu teistelgi meestel siis. Et sooviks selle mehe analüüsi teada saada, mis ta seal mõtleb laua taga, kas ta jääb hindu taga või ta tahab oma seda transferi. Nüüd tal on 2 transferit on ka võtta. Võib-olla, noh, Solanke 7,5 on ju veel. Ma arvan, et Nicholas Jackson võiks olla siuke. Väga head mängud ka tulema. Ja, võib-olla Havertz. Havertz oli nüüd 8 ei olnud. 8,5 vist. 8 oli minu arust. 8,1. No ma arvan, et Havertz tõusis, jah. 8,1. Ja Vissa. Kes see tõid meil Vissa? Sina. Ei mäleta. Ja, kes on, noh, kui vaadati järgmist game ikka. Ma viisin Solanke välja, mul jäi natuke üle, kui ma Vissa teen. Et kui vaadata. Tegelikult jah, rohkem ei kommenteeri seda transferi. Tegelikult nendel meestel, kellel ei ole Haalandit sees, kas te tahate nüüd Haalandit üldse saada endale? Või kannatate? Vara võib-olla veel. Aga ma ei tea, see game week oli nagu siuke, kus ta pidi lööma ja Ipswiki vastu seal. No ütle mulle game week, kus see mees ei peaks lööma, ta pani Chelsea away, Ipswich. No. Neid vastaseid on vähe, Arsenal ja Liverpool ilmselt ainult. Tegelikult peaks ka tooma. Aga nüüd ta tõusis ka 15,1, ehk siis praktiliselt seda tähendab, et sul 15,5 isegi hetkel vaja. Põhimõtteliselt on sul väga halb seis, kui see mees hakkab lööma ja sul ei ole teda, siis võita on väga raske. Keeruline jah. Nii, selle game weeki võitja ja hetkene liider. Jah. Tulin sealt tagant otsast välja, ega ma päris taga ei olnudki, aga. No nüüd on Kunku on vist see küsimus. Jah, ta langes juba hinnas. Ja. Või see, jah, langes jah. Ja Madueke tõusis ka 6,5 peale. Oleks teinud päev varem. Oleks 0,1 pangas ja. Aga ma ei näe nagu Chelsea meestes seda kindlust. Miks ma ei teinud seda vahetust? Oli see, et ma ei suutnud lihtsalt otsust vastu võtta, kuna nii-öelda sama hinnaklassis mul on juba Smith Rowe, Gibbs White, odavam on veel Rodgers, et nagu keda sealt võtta, seal ei ole nagu väga palju variante. Smith Rowe ka nüüd tõusis, et teistel on nagu keerulisem saada. Pulsi mängu vaatasin ja seal tuli mingi 5 meest tuli pingilt, kõik sama hinnaga, samasugused. Aga mina isegi olen selle Madueke suhtes skeptiline, et okei, ta on 2 mänguga 4 või? Jah. On ju? Aga vaadates Chelsea valikuid, siis ei saa nagu Chelsea kindel on olla. nii palju rotation riske. Chelsea võib 1 mäng võita 6-2, siis võib võita 5-0 ja tal võib 3 mängu tulla 3-0 kaotusi järjest. Ja Madueke lõi kõik 3 väravat täiesti identsed ka. Seal oli muidugi jällegi see ka, et Wolves varises täiesti kokku, et ta ei ole hea näide. Et kindlasti ma tahan Kuku asemel asendust, aga nüüd kui hind langes, mul ei ole väga palju variante ja peab ootama need kesknädala mängud ära ja vaatama, kuna hinnas niikuinii langes ja rohkem ta praegu ei lange, nii et see on mõttekoht. Et seekord ma jäin lihtsalt aeglaseks, oleks pidanud seda raha praegu hetkel taga kindlasti ajama, aga ma ei teinud seda. Et vaadates Game'i 3 neid mänge, siis mis need nagu parimad variandid võiksid olla. Et kindlasti ma arvan esimesest mängust Arsenal Brighton, Saka ja Havertz. Ma arvan võiksid olla siuksed top pickid. Brighton on küll kõva kaitsetiim, aga Arsenal on kodus ja Arsenal on Arsenal hetkel. Täpselt seda võime alati öelda, Arsenal on Arsenal. Ja kuna Saka on väga tugevalt alustanud, kui mul ta oleks, ma tõsiselt mõtleks ta kapteni peale. Miks mittegi Havertzi puhul, sest ta on suuteline ja ta on nagu kindlasti põhimees tipuründes Arsenalis.
mõttekoht. siis ma arvan, et üks top-pikkidest võiks olla Brentfordist Mbeumo või Vissa. Keda nagu vaadata. No kui vaadata ainult Game Week 3. Brentford Mbeumo, kas ta on üldse blänkinud? selle koha peal. Pigem mis? Blänkinud, mis see blänkinud? Et nulli ring. Liverpooli vastu nüüd away. No, Liverpool. Esimese mängu kodus, Brentford tegelikult kodus eelmine hooaeg ka ju näitas okeid mängu ja kui Tonit ei ole, siis ta on penaltite peal ka. Ja Southamptoni vastu kodus. Tony võib üldse... Tony viiaks ära. Tony on langenud vist 7,3 peale ka. Ja ta võib olla minemas ka. Jah, suht kindlalt ta minemas. Täna tuli uudis ka, et talle tuli mingi hea pakkumine. Kus kohast? Väljaspoolt jälle. Aga ma arvan, et jah, Mbeumo võiks olla Game Week 3 mingi siuke target. Siis... Chelsea näiteks. Palmer kindlasti ja võib-olla ka Nicolas Jackson. Palmer ulmemees, värave 4 ja paneb sealt kohast edasi, kui see eelmine hooaeg pooleli jäi. Meil ei ole mitte kellegil teda, samamoodi ei ole meil vist kellegil ka Sonni tegelikult. Jällegi aastas. Ei ole jah. Et 2 siukest meest, kes tegelikult on oma meeskondade igas mõttes ründekeskmikus, kui midagi toimub. Ja Palmeri puhul ei saa ära unustada seda, et kui Pennu tuleb, ta ei eksi seda. Aga kui me võtamegi nüüd Saka, Mbeumo ja Palmer, kes oleks nii-öelda top 1 kapten Game Week 3. Palmer. Siis ta oli vastu. Mina isiklikult mõtlen jällegi, et kui mul on Haaland ja vahet ei ole, kelle vastu ta mängib, kas ta mängib isegi võõrsil, siis Haaland on nagu alati variant. No selles mõttes jah, aga ilmselt need, kellel on Haaland, läheb Haaland kapteniks. Tõenäoliselt. Aga kui me võtamegi nii-öelda ainult Game Week 3, välistame praegu Haalandi kodumängud kõigil 3. Palmer, Mbeumo ja Saka. Siis mina võtaksin Palmeri. Ma tahtsin just öelda sama, kuna lihtsalt Crystal Palace on nii hektiline igas mõttes, minu arust seal on ka treeneriga mingisugused. Aga Southampton on alles tõusnud. Jah, eks nad on alati siuksed kotipõisid olnud, aga 2 tükki on vist all ka juba, nagu väiksed kaotused on, aga ikkagi kaotused, 1-0. Kolmandaks game'iks on Madueke ka kõige rohkem sisse toodud, aga eks see emotsioonil jäät on toodud. Puhtalt ja alati jäetakse. Smitrov on ka teisena toodud. Game'ikid on tal head tulemas 4 tükki, aga ei tea, kas selle hinnatõusu pärast nagu toodi nüüd rohkem sisse või lihtsalt mängu pealt. Ütleme, sinu peale kõik, tal oli ikkagi hea pre-season. Ta on seal Fulhamis hea mängija, eks palju võib olla ka Arsenali fänne lihtsalt. Mina tõin puhtalt selle pärast, et ta on oma poiss, oma kasvandik ja peab hoidma omasid. Rodrigo mees on sisse toodud kõvasti. Okei, 4-5 on väga head mängud. Aga nüüd 3. game'iks ma olen huvitav. Et jällegi, kas ta toodi enne hinnatõusu sisse või selle pealt, et ta on nüüd 2 mängu järjest toonud punkte või et tegema. No see mees saab vigastada, ta on klaas mees. Et nii kaua, kui seda saab nautida, tasub nautida, aga Pigem tundub ka siuke emotsiooni transfer. Ja Palmer, Haaland, need on siuksed igati mõistlikud. Ja kui me vaatame nüüd väljaviimisi. Isak on välja viidud. Siis tegelikult ta on ikkagi üle poolte meeskondade veel hetkel alles. Ja meil oli ta kõigil. Ja ma arvan, et mulle tundub, et meie liigas ta vist ka kõigil hetkel jääb. Kõigil tundub olevat palju rohkem muresid ja probleeme kui
tema. Kurat, ma vist ei mäleta, kas ma võib-olla viisin Isaki välja, mitte Solanke. Ma hakkasin kahtlema, et ma ei mäleta. Isak ju eelmine hooaeg, ega ta võõrsil minu arust väga ei löönudki, aga iga kodumäng ta lõi. Mõned mängijad ongi kuidagi siuksed enesekindluse mängijad, kes oma publiku ees suudavad esitusi luua. No Solanke, põhjusega. Ese, ma arvan ka siuke frustreeritud väljaviimine. Emotsiooni peal. Ja, välja viidud, sellepärast ilmselt ta hind ka langeb. Kunku, arusaadav. Loogiline. Foden, mina oleks hoidnud. Kui ma juba selle mehed tõin, ma läksin selle riski peale, miks ma viin ta ära. Muidugi, kes viib, võib-olla neil on Milku kuskil vedeleb, saavad Palmeri tuua. Kes teab. Aga mis selle Fodeniga üldse täpselt oli või nagu mis? Ma ei tea, miks ta välja jäi. Seda ma ka ei tea, miks ta välja jäi. Ei ole midagi öeldud ka, tal ei ole lipukest ka juures ju. Et pigem... Ei ole kuulnud nagu, et Pepp ka midagi oleks öelnud selle kohta. Kuigi mis see mees niikuinii ei räägi. Võib-olla anti veel nädalake paustale. Aga Game Week 2 kõige suurem sisse toodud mänge oli Masra Hui. Ma arvan, et see oli ka siuke vaadati esimest Game Weeki ja. Et siis on näha, mis kuradi kaerad. Ütleme nii, et ma ise olema kaerad, aga teised on veel hullemad kaerad. Võtame transferid, mis on toimunud. Edi Nikita läks Crystal Palace'isse. Jah, kuigi teda lingiti väga palju Nottinghamiga. Aga nüüd ta läks Crystal Palace'isse. Et seal nüüd ta pakub ründes konkurentsi, aga ikkagi kuna me räägime sellest, et Crystal Palace'is on täielik kaos hetkel, siis ma ei tea. Muidugi, kui sealt midagi jällegi tuleb, siis see mees on Fox in the box. Nii et... Arsenalist rääkides siis tuli Merino. Tema hinda me veel hetkel Fantasy's ei tea. Suured tõenäosusega, seda ma ei tea, kas ta alguses kohe saab, aga ta saab Arsenalis number 8 koha peale mängima seal vasakul poolikus. Ja ilmselt Parti läheb pingile ja Rice läheb 6 peale. Suure tõenäosusega. Kes praegu mängis 8 peale? Rice on kand. Parti on olnud alumine, aga Parti on lihtsalt, esiteks ta on vigastusi tõmbab ligi. Temaga on igasugused muud jutud ümberringi käivad ja ta on maru aeglane. Ta teeb küll häid tagasivõite ja sööte, aga ta on ikkagi aeglane. Jalad on läinud. Kui Merino hind teada saada ja kui ta on sugu odavam, siis miks mitte siuke? Oleks see Eurofantasy, kus sa võidad ka tagasivõidad paljudest, sest Hispaania liigas oli ta number 1 selles. Aga siin me kahjuks sellest punkti ei saa, et ma ei tea, väravate ja söötude poolest ta ei ole, nii et pigem ma hetkel ei näe teda atraktiivse valikuna. Liga kindlasti mitte, kui ta isegi põhisse ei tõuse. Siis Arsenali kuulujutud käivad veel, et Osimhen lingitakse kõige rohkem Arsenali küljest. Kuigi minu arust Osimheniga on iga aasta siuke, et alati jutud käivad, aga kuhugi ta ei liiga. Samamoodi räägitakse, et siin üles vasakule, kuna Martinelli on kehva olnud. Et Rossard on ka siuke, et kes pingilt tuleb ja lööb, aga põhist ei ole nagu alati laineid löönud, et Bayernist tahab Koeman ära minna. Ja tema on üks variantidest, kes võib tulla, kes võiks olla päris huvitav valik. Ja ära läks teil siis Fabio Vieira Portosse laenule. Et sellel mehel jäi füüsise taha asi ilmselt. Kes see Bayernist Koman? Koman jah, Kingsley Koman jah. Ta on päris terav poiss. Jällegi vigastust pällis. Chelsea puhul saime natuke Mareskalt tagamaid teada, et kui eelmine nädal oli veel Sterlinguga neid jutte kõvasti, siis nüüd Mareska ütles, et Sterling ja Chilwell tema projektis nagu ei ole. Et kui me vaatame siia midfieldi, siis Sterlingut siin enam ka ei ole ja kaitses Chilwell veel on. Aga ütles, et jah, et isegi, et 42 mängijat on satsis, siis Mareska peatreener ise tegeleb 21 mängiga ikkagi. Ja Sterlingut isegi räägitakse
uuriti Pepilt, et kas tagasi Citysse, aga no pigem ei. Ja noh, nüüd Joao Felix sai ka nüüd platsile. Wolves'is sai jah. Et selles mõttes seda enam, kui me rääkisime Kunkust, siis noh, Joao on jälle siuke, kes võib vaata hakata välja vahetama teda. Siis läks Lukakut siin enam ei... teine leht on veel. Teise lehe peal ära langenud. No muidugi, siin see Sterling on. Lukaku on suht kindel Napolisse minek. Seda enam võib-olla Osimhen tulebki nüüd ära. Roja Ipswichi. On päris kõvasti, aga seal on vist mingid probleemid praegu. Ei tea. Ühesõnaga see Chelsea on täielik loterii, sealt võib tulla keda iganes, sealt võib minna keda iganes. Ja kes sealt loteriis nagu veel patsile jõuab. Ja siis tulemus sealt tuleb üle aimugi. Gert Kams on ka vist pingil seal. Tuleb Sterling ära võtta. Aga kui Roja nüüd ikkagi Ipswichi läheb, siis cheap striker on okei 5,5, noh tegelikult sellest sa saad ju Joao Pedro ja Welbecki ka võtta, aga miks mitte siuke differential? Vabalt, kui oled nagu riskialdis nagu Markamäel siin, siis miks mitte proovida? Sest et sinna ju Ipswichi ju läks mehi küll. Calvin Phillips, kes ootab siiamaani esimese minuti. Sooja tegi siin City vastu. Ütleme nii, et Inglismaal asendust tal ei ole. Aga mis soodustab, noh Palmerit nagunii soodustab, aga see Gallagher läks ära, tekitas jälle sinna 10 peale ruumi. Noh ilmselt ta Kunku ruum võiks olla, aga Gallagher oli 10 peal. No ta mängis ääre peal ka. Siuke mees on 10 peal. Ta läks Atletic Madridi. No ta sobib Atleticus hästi, ta on siuke Atletico mees. Lõhkumängija. 10 peal, aga lõhkumängija. Atletica mängija puhtalt. Pole siis ime, et Chelsea siukse koha peal lõpetas, kui Gallagher 10 peal mängib. Liverpool on toonud jutte nüüd. Alguses oli suht vaikus see transfer. Mamadashvili nüüd on järjest enam hakkab rohkem nagu liikuma Liverpooli poole, võib-olla on isegi juba asjad nii kaugel, et käepiistuse kaugusel. Aga ja nüüd väga tugevalt seostatakse ka Chiesat Juventusest Liverpooli. Oho. Chiesa on väga huvitav. No Mamadashvili midagi väga ei muuda, kindel teine värava. Aga Chiesa oleks küll huvitav. Chiesa oleks huvitav minu arust ka. Pagiti maafia. Ja muid jutte mina ei ole sealt kuulnud. Nüüd Newcastle'i pealt on päris huvitavaks valikuks võib minna Livramento, eriti kui nüüd Trippier tahab hirmsasti ära minna. Eelmine mäng ta küll sai mängu. Kas see ei olnud sunnitud vahetus või? Ta vahetas Livramento välja. Okei, aga kas ta ei olnud? Seda ma ei tea. Aga noh, vaadates praegu Newcastle'i äärekaitsjate minuteid, noh Livramento 57 ja Kelly alustas viimast. Okei, tema sai 68, Hall oli teine, siis noh need minutid, kust nagu välja võetakse, ei ole vaata clean sheet'i minutid Livramento, aga nüüd kui noh, mida enam seda Trippieri nagu öeldakse, et ära siis Livramento 4,5-ga tulla sinna kaitseliini, noh Põrni asemel näiteks. Põrn on kindlasti palju seda Põrni on, 16,2. Mina olen üks nendest. Ja Livramento 2,7 right back'is ka, et ma arvan Livramento 4,5-ga. Mida enam Trippierid need uudised nagu lähevad süvitsi, et seda enam võiks olla valik. Newcastle on alati väga hea huvitav valik kaitse mõttes, nii et kui sealt 4,5 miljoni mees saada tasub. Ja siuke kindel starter ka. No, mina ise
noh, ma vaatasin ka Kirsil on täpselt sama kaitseliin, mis mul. Gabriel, Trent ja Guardiol, 3 põhimeest. Ja sinna võtta 4,5 milline Newcastle'i kaitsevahetusse, siis see on ju idekas. No kui see niimoodi välja tood, siis on hea jah. Aga põhimehena ma väldiks Newcastle'it, nii ebastabiilne tiim. Fulhami kaitseliin sai täiendust ja Christopher Sandersoni näol. No see oli vist Palace'i mees on. Seda ma just ütlesin. Kuidagi läheb ühest sisse, teisest välja. Et vaadates Andersoni eelmist hooaega, siis ja Fulham on ka ju täiesti nagu ma isegi ütleks, et võiksid sinna euromängute peale pürgida. Ütleme, mehel on ilus nimi ka, et miks mitte, on. Et kui mõelda Fulhami kaitsjate peale, siis jah, Robinson ja Andersen ja et 4,5-ga miks mitte. Et päris, kastis on ta päris ohtlik. 4,5 miljoni valikuid ikka on. Ikka on jah. Siis läks Kepa, läks Bournemouthi. Saab ta see põhimeheks, ilmselt küll. Valitakse. Praegu on Neto. Ma ei usu, et saab kurat. Ta läks lainule ilma väljaostmiseta. Ja palju ta hind on? Kas ta praegu on Chelsea's veel? 4,5. Jah. 4,5 miljoni mehi on nagu päris palju, keda valida, et siin tulebki valida igal ühel, kes ta arvab, et kaitses võiks nagu hea olla. No kui võttagi no Renn ja 5,5 et sellest 4,5-ga kui valida näiteks Bournemouth või Chelsea, siis ma ikka oleks Chelsea. Ikka oleks Chelsea. Siis Barco läks see 5-sse, seda me juba kõik teame, hind ei muutu, et 4 milliga seal pingi peal last olla. Et kiiret minul ka temaga ei ole. Ma arvan, et kellel ta veel alles on. Sinul vist enda. Kellegi lööb. Barco. Minul on veel. Jah, et sul ka vist temaga välja viimisega kiiret ei ole. No, las tiksub. Carlos Soler läks West Hami, keskväljal lisajõudu viima. Aga tema vist väga ei ole siuke ligitõmbav mees. Kus ta oli enne PSG? PSG jah. Kas ta on juba siin ka? Veel ei ole. Kairi Irving enda aast olnud. Vaatasin küll seda. Nüüd Manu imepoiss, Jadon Sancho linditi nüüd lõpuks Juventusesse. Et samas kui Chiesa sealt ära tuleb. Ja Manu puhul üks transfer oli veel, ma ei tea, võib-olla see oli laenul leping. Manuel Ugarte tuli. Jah, Ugarte tuli Manusse. Jah, Scott McTominay läks Napolisse. See oli nagu see top scorer jätsid ära. Siis on Manu läbi ju. Just mängis ju Brightoni vastu. Nüüd huvitavad lükked toimuvad. Aston Villa kaitseliinis pärast seda, kui Matti Cash jäi vigastada, siis ma arvan, et okei, noh, nüüd on kollane, ennustati muidugi pikemat aega, aga see mees 4 milliga väga head gameweekid ka. Ütle selle mehe nimi. Kostan Delikovits. Väga ilus. Puhtamalt tuli välja. Et vaadates gameweek ka, siis kui saab teada, mis seisus Matti Cash on, siis ta võiks olla siuke, kes võiks olla Barco asendaja. 1% mängijatest on valinud ta. Aga ma olen päris kindel, et ta Leicesteri vastu alustab. No võib-olla ühe mängu ainult, aga pikka pidu tal ei ole. No hästi noor poiss. Kui keegi tal lühiajalist lendu otsima võib proovida, aga noh, kuna Barco nagunii ei ole, siis võib-olla seal tead, võib-olla tema jätta sinna pingi peale hoopis. Ja rohkem transferi mina väga rohkem nagu huvitavamaid ei olnud, pigem need pakkusid mulle nagu kõige rohkem jäid silma.
jah, eks siin võib tulla veel viimase, mis see on, 31 august läheb kinni. 0-0 või varem vähemalt oli nüüd vist pikendatud või 1. või 2. septembrini. Siis ma mäletan, kui ma ükskord Mesut Özili ootasin Arsenali, teadsin, et ta tuleb ja tuleb ja tuleb, istusin kella 3 seal üleval, ikka ei tulnud. Siis kell 7 hommikul tuli, et nüüd minu arust pikendati vist 1. või 2. septembrini seda asja. Tahtsid kohe tiimi tuua? Mitte fantasy pärast pealt, lihtsalt see oli nii exciting time, sest et Arsenal istus seal 6.-7. kohal. Ei, top 4 oli ikka Wengeriga siis. Ei, minu arust oli 4 oli kindel. Aga lihtsalt valus oli kogu aeg, iga hooaeg loodad, et nüüd on meie aasta ja siis jälle tulevad nüüd võõrsil suured top 6 vastu ja hämmingud. Artetaga on parem. Aga see selleks, see ei ole siin, miks me oleme kogunenud. Samas ootus kestab ikka. Et ühesõnaga 4 viimast päeva on jäänud ja üllatus võib tulla, võib-olla me ei tea kõiki muudatusi, mis veel tuleb. Äkki läheb Haaland West Hami. Kunagi ei tea. Bill Kroogi hing ka langes nüüd. Ludvigu kapten. Teeks vahelduseks ühe sellise seltskonna mängu. Osalete kõik teie 4. Ma ütlen teile 4 mängijat ja teie peate ütlema, milline mängija ei kuulu nagu sinna hulka ja miks ka. Kui te ütlete lihtsalt mängijat, tema ei kuulu, siis ma sellele ei vasta, vaid see põhjus ka, miks ta sinna ei kuulu. Mängijad on Messi, Haaland, Toomas Müller ja Eden Hazard. Mis see nimekirja oli? Messi, Haaland, Toomas Müller ja Eden Hazard. Mis mängija nendest ei kuulu sellesse seitsme? Odd one out. Jah, Odd one out. Haaland. Miks? Ei ole mänginud suur turniiri, ma arvan. Hea pakkumine. Suur finaalturniiri see. Hea pakkumine jah, aga paraku ei ole hea vastus. Aga hea pakkumine. See oli väga hea, see oli ka täppi tegelikult. See oli ka täppi, jah. Mina ütleks, et Eden Hazard. Nii ja miks? Sest ta ei ole võitnud mitte kunagi meistrite liigat. On võitnud Real Madridiga. On see tiik. Ma tahtsin just kusjuures sama asja pakkuda. Kas ta sai ka mängu seal või? Ei. Aga siis ta ei saanud medalit ka või? Aga ta on võitnud Real meistrite liiga. Aga ta, jah, ma arvan, et see medalite teema seal jah, nii. Mingi mängu või mingid minutid peadest kirjas olema. Aga võitnud sa oled. Kas see on trikiga küsimus? Ei ole. Selles mõttes need mõlemad, mis nemad on vastad, need on nagu väga pakkumised on. Suund on nagu õige. Ma oleks tõesti kastist välja vastanud, et Messi, et ei ole eurooplane. Eks selles mõttes iga mängija kohta saab vaata mingi selle. Eks Haalandiga ole ka ju, et kas ta on eurooplane? Norra on ju. Norra on Norra. See selleks. Äts sul ka mingi pakkumine? Mul ei tule, ma kardan. Tunne oli nagu ka, et Hazard ei kuulu nende mängijate hulka. Miks? Seda ma ei tea täpselt, aga kas see võiks olla positsiooniga seotud kuidagi? Äkki, kas see on mingi, kas tohib vihjeid küsida? Kas see on seotud mõne auhinna võitmisega? Kas tahate nii suht vihjet või? No okei, ma vastan siis julgelt, et Messi on Odd one out, ta on ainuke, kes on Ballon d'Ori võitnud seal. Ei ole. No mina annan alla siis. Ma ei taha endale siin abi teha. Okei, ma annan vihje, et Odd one out on Hazard. Ma ütlesin tunne on see, tunne ei peta kunagi. Sellepärast ma olen fantasy's ka nii hea, et mul on see tunne. Aga ütle meile. Sest ta ei mängi enam. Aga nüüd on see küsimus, miks? Tunne on kogu aeg elus hea. Kas on mingi hiljutise asjaga seotud? Mingisuguse transferiga, üleminekuga? Ei ole. Käis ikkagi mingisuguse tiitliga, et see mees on kõige Oli auhinnaga seotud või? Kõige rohkem sellele ma ei andnud vihjet. Kui ta ei vastanud, siis järelikult on mingisugune auhinna teema.
no Hazardiga on ju minu arust see ka, et ta on ainuke, kes retired on. Mõtlesin. ei ole selle tõttu. et ta võitis, mis ta seal on saanud. ma võin anda vihjaks, et see on Premiga seotud. mingisugune väravat löömine. kas ta Chelsea'ga võitis Premier League'i üldse? jaa, ta võitis küll. Mourinho'ga vist. ei olnud. mingi kiilakaga. Kiilakas, see. Di Matteo. jah, Di Matteo. tema võitis Premiga, ta võitis Champions League'i 2012. aga Eden Hazard. anna veel vihjeid ja muidu läheb. see kiilakas. Di Matteoga võitis Champions League'i. Old one out. siis on järelikult Champions League'iga seotud. Toomas Müller. kas sa tahad nagu väga spetsiifilist? Haaland. see ei ole väga spetsiifiline, see on lihtne. sest Haaland tol ajal ei mänginud isegi ju. Haaland on päris noor poiss. kas Champions League'i finaaliga seotud? selle kiilakaga on seotud. Di Matteoga seotud. on see kiilakas ikka? mõtleme ühte kiilaka. mis kiilakaid seal veel on? kes on veel ilma juusteta olnud seal? kus seal? Chelsea's. võib-olla kuskil mujal kiilakaid. ma nüüd hakkasingi mõtlema. oot. Peep on joola. et tema on ainuke mees, kes ei ole Peepi all mänginud. aga minu arust teised olid palju, see Lauri esimene pakkumine ja Ludvigu pakkumine oli Need katime välja. palju reaalsemad. me ei nii tunnelvisiooni selle kiilakaga, me ei hullult Di Matteo peale ainult ma mõtlema. hakkasin Zidani peale nüüd mõtlema miskipärast. jah, Eden ei ole ainukesena Peepi all mänginud. väga huvitav. eks siin peabki palju vihjeid küsima, sest et sest vastuseid on palju. põhimõtteliselt ma mõtlen teile ühe mängija ja te küsite järjest siis 2 küsimusi, 60 sekundit on aega. et selle mängijani siis jõuda. kas ta endiselt mängib? jah. Marko. kas ta on Euroopast? jah. kas ta on võitnud midagi suurt? ei, jaa. kas ta mängib Premis? jaa. kas ta on ka mänginud mõnes teises kõrgliigas? ei. kas ta mängib Arsenalis? ei. kas ta mängib City's? ei. kas ta mängib Liverpoolis? ei. kas ta mängib Chelsea's? jaa. kas ta on John Terry? ei. ta mängib praegu ka ju, kas sa kuulad ka? mida sa kuradi ründad? ajukäbing. 4 sekundit. kas ta on Sterling? kas ta on Lukaku? ei. kas ta on Kepa? aega. jah. väga mõnnud. John Terry. suur partner. täiesti vekk. ta võitis suurt City'ga. jah, vamos! no see, kuidas sa võidad siukest, aga need lähevad täiesti segased. 15 sekundit on vait ka üldse. pidime järjest igaüks küsima. siin oled nagu Davai, mõtled järgmise mängija või? no ma ei tea, kas ma tean nagu kõiki vastuseid niimoodi. mõtle midagi lihtsamat. või tahab keegi teine mõelda? ei soovi. ma võtan Vikipeedia ette. ärge väga keerulisi mängijaid võtke mingi kuradi. ütle kohe ka käima läheb. Jaa. mingi 17-aastane mingi poiss. kurat. lõhke see John Terry välja. ei, see on väga hea. Ats hakkas niimoodi ründama kohe. ma tahan võita, kui teiega ei saa. nii, kas te olete valmis, sõbrad? ma alustan siis küsima. minul on mängija olemas ja aeg läheb käima nüüd 3, 2, 1 ja läks. kas ta mängib endiselt? ei. kas ta on Arsenali mängija olnud? ei. kas ta mängis Premis? ei. kas ta mängis La Ligas? jah. kas ta on hispaanlane? ei.
ta on võitnud Ballon d'Ori. ma ei ole kindel. kas ta mängis Barssal? jaa. kas ta oli ründaja? jaa. kas ta... teile küsin. kas ta oli tipuründaja? jaa. kas ta oli Ronaldo? jaa. Tahtsin pakkuda seda. kiiremini siis no,. ja tead infot ka tema kohta? enam-vähem jah. okei, aga paneme aja käima. käib ta? jaa. kas ta on top 5 liigas? ei. kas ta mängib endiselt? jaa. kas ta mängib Lõuna- või Põhja-Ameerikas? jah. ta on Suarez? ei. Messi? ei. kas ta mängib Busquets? jah. Too easy. seal oli järgmine aeg Jordi Alba, anda rohkem ei olekski valinud. no Luts, on mäng olemas või? mul oli enne juba olemas, aga ma... okei. ei, mul on olemas jah. nii, pane aeg. 3, 2, 1 ja läksime. kas ta mängib praegu? jaa. kas ta mängib Premier League'is? ei. ta mängib väljaspool Euroopat. jaa. MLS? ei. Araabias? jah. kas ta on Ronaldo? jah. lihtne. ei, tõesti lihtne. Nader, on mängi olemas või? jaa. pane aeg. nii, 3, 2, 1 ja läksime. kas ta mängib praegu? jaa. kas ta mängib top 5 liigas? jaa. kas ta mängib Inglismaal? ei. kas ta mängib Hispaanias? jaa. Karl Jakob Hein. ei. jaa. see on kuidagi nii loetav. ootame järgmist nädalavahetust ja vaatame mängud ära, analüüsime. siis on põhjust jälle kokku tulla ja arutada. vaatame, kuidas meil transferid jälle 2 punkti toovad ja... ma ei tea, kelle sa tõidki? Issa. Gonza asemel. ei. ei, see oli jõus. Solanke. Solanke või Isak. ma ei mäleta. Visna jah. Visna teen jah. Visna. Ludvig, sult mingi suurem lõppsõna? olge muhedad ja ongi kõik. olge muhed. kuulge muusikat. muusipüksi. järgmise korrani. järgmise korrani.